see müstikamaailm on suhteliselt kontrollimatu teema. Sa ennem küsisid selle müstika kohta, mul tuli meelde lihtsalt üks enda kogemus elust, võib-olla väga, väga ere, millele ei ole ma ise vastust saanud ja ei ole ka teised. Mul oli juhus siin aastad tagasi, see võis olla mingisugune tõesti paarkümmend aastat tagasi juba, kui ma töötasin vanalinna muusikamajas ja mul oli, sisehoovis oli auto ja ma olin jätnud oma tehnika, kõik oma kola olin jätnud autosse. Ja siis, kui ma töölt tulin, siis seda ei olnud sellena õhtul. See oli ära lihtsalt varastatud. Ja ütleme, ma tulin töölt õhtul, siis lõpetasin tunnid. Kell võis olla seal, ütleme, seal mingisugune 8 ringis. Sügisene aeg. Vara talv või küll lörtsine. Ja mis ma siis tegin? Alguses oli paanika, see juba kallid asjad ja ma olin tõesti kogunud raha, et nendele osta ja kogu see varustus aastatega. Kõik oli korraga tühi, kõik oli läinud. Ja siis kuidas ma käitusin siis? Kõigepealt ma olin paanika, siis ma hakkasin nagu nii-öelda mõtlemistasandil tööle. Mõtlemistasandil ehk mõtlesin, et mis ma pean tegema. Ma pean minema nüüd politseisse. Läksin siis politseisse, eks ole. Seal muidugi oli mingisugused tohutud virnad, mingisuguseid kaustasid ja asju ja mingid inimesed jooksid seal eri probleemidega. Ma sain kohe aru, et siis tuli mul see tunnetusmaailm, mu intuitsioon ütles, siit ma ei saa abi. Mitte mingil juhul ma ei saa siit mitte midagi. Täitsin formaalselt ära mingi asja lihtsalt, nagu faktiliselt, et siuke asi on juhtunud, on ju. Nii ja edasi. Ajasid paberid korda? Ajasin paberi korda, läksin minema ära. Konstateerisid fakti. Istusin autosse, klaasipühked käisid niimoodi, ta oli juba Tallinn, niisugune pime Tallinn. Ja hakkasin sõitma. Ja sõidan ringi mööda linna. Lihtsalt sõidan. Üldse ei mõtle mitte millegi peale, absoluutselt ei mõtle millegi peale. Ja sõidan järsku sinna Paksu Margareeta taha, seal on mingisugune ehitussoojakuid ja mingid platsid. Sõidan sinna. Sõidan auto sees, ma tulen välja ja lähen lihtsalt ühe soojaku taha ja võtan oma kola ja tõstan autosse. Ja kusjuures teen seda mitte nagu imestunult. Et oi. Võid täiesti nagu oleks nad ise sinna viinud. Või teadlikult, täiesti teadlikult lähed, võtad asjad, sõidad ära korras. Ja siis muidugi tuli nädala pärast tuli teada sealt politseist, et me ei ole leidnud veel midagi. Otsime. Ei käinud neid informeerimas. Oli vist midagi, et teie see kaebus on nagu jõudnud nagu ka kuskile kartoteeki vist. Mott, mida oligi tarvis tõest. Jah. Aga võtad sellised asjad ja mida sa siin ikka on ju, räägid seda, mõtled seda asja, et mis asi see on ju. Ja kui selline asi on juhtunud, siis on lihtsam Gurdjieffit lugeda. Ja mõista neid asju ja mitte alahinnata ka, ütleme selliseid seal on asju, mida võib väga kergesti alahinnata, nüüd üle parda visata kohe. Selle kohta on lehti pöörama, raamatus. Selle kohta on Sheldrakil hea lause, et sa võid teooria päästmise nimel oma kogemusest lahti öelda.